Meil on täna kaadri ees meistriliiga üks noorimaid mängijaid, Kaspar Rätsep. Ja miks ta siin on sellel põhjusel, et ta just eile naasis USA-st ja All-Star mängust. Ning Kaspar, tere! Tere! Kuidas sa sinna sattusid? Mis konkurss oli vaja läbida ja kuidas sa selle võitsid? Eelmine suvi, täna korvpall, Sprite korraldas konkurssi videopõhise, et pidi interneti laadima video, mida ma ka tegin. Et üllatavalt oli see üsna väike konkurss, sest kokku oli umbes 10-11 videot, et selle ma võitsin. Ma sain umbes 1800 häält, teine koht sai 1500 ja samuti sai ka Martin Jurtam, kes sai žürii hääletusega. Et ei pidanud videot üles laadima? No ta laadis ka video üles, aga lõpuks sai meid 12 tükki Saku Suurhalli, kus oli näidismäng ja selle põhjal otsustasid žürii, et ka tema saab tulla kaasa. Okei. Kuidas üldse seal toimus ja kus kohas see täpsemalt toimus? See toimus Houstonis, Texas osariigis. Ja kokku olime seal neljapäeval läksime hommikusid ja teisipäeva õhtul jõudsime tagasi, 5-6 päeva. Kuidas need teised inimesed sinna sattusid, et mis riikidest ja olid kõik sinu vanused või oli? Ei, seal oli ikka väga erinevas vanuses inimesi, et kokku oli umbes 10 riiki, äkki kui ma eksi, Puerto Rico ja India ja Hiina ja kõik sellised erinevad. Et Euroopast oli ainult Eesti ja Leedu, Eestist oli 3 ja Leedust oli 3, aga näiteks Puerto Ricost oli mingi 20 äkki. Et igal maal oli erinev konkurss, et seal Puerto Ricos oli olnud hoopis mingi teistmoodi, et ma päris täpselt tea, kas seal oli, aga seal oli juba 50-aastaseid fänne ja väga erinevad inimesed olid. Okei, millega te peamiselt seal oma päeva sisustasite? Päevad olid kõik väga sisustatud, et vaba aega meil peaaegu üldse polnud. Shoppamiseks oli mingi 2 tundi äkki ainult, et sellest oli väga kurb. Aga jah, seal kõik oli väga hästi ära organiseeritud ja meid koheldi ikka nagu superstaarina. Kõik kotid, kõik asjad tahtsite kogu aeg meie eest ära, et midagi ise tegema pidanud. Mis see kõige eredam mälestus üle üldse sellest on? Eks see All-Star mäng või see tipphetk ikka oli, et seal kestis mingi 3-4 tundi, et sellest 2 tundi umbes oli külmavärinad peale, et see oli ikka jube võimas. Ja samas me saime seda All-Star mängu vaadata VIP-loosist ehk kõik söök, kõik värgid, kõik oli tasuta ja see oli ikka uskumata, et sellist teist korda ma arvan, et ei tule. Oli seal VIP-loosist tuttavaid nägusid ka? Ja seal oli kokku mingi 30 VIP-loosi nagu ümber selle spordihoone ja meie kõrval istus näiteks Robert Horry, kunagi hästi hea korvpallur ja teispool Gary Payton, et see oli väga võimas. Jah, mul ongi siin tegelikult järgmine küsimus, et milliste kuulsustega sa siis kohtusid, aga on veel mõni nimi, keda sa oma silmaga nägid? Neid oli ikka väga palju, et pilte sain teha mingi 6-7, ma arvan. Mis kõige lahedam oli see, et viimasel õhtul, me olime üsna kaua üleval, et mõtlesime, et ikkagi homme peab ära minema, et võtame kõike. Ja siis istusime koridoris, kell oli mingi 4 öösel äkki ja järsku tuli üks mu lemmikkorvpallur J.R. Smith ja ta läks nagu meie hotellitoast vastastuppa. Ta lasi meie vastastoas ja siis pärast õnnestus ka temaga pilti teha ja natuke rääkida, et see oli ikka väga võimas. Mis sa ise arvad, kas te jäite seal kellelegi silma ka? Minul mina sinna mängule ei saanud, reedel oli see Sprite'i mäng, et mul ei õnnestunud kellelegi silma jääda, aga ma arvan, et Martin Jurtam esines seal väga hästi, oli kõige resultatiivsem, et temal võiks küll kellelegi silma jääda. Aga peale korvpalli, mis veel eredalt meeles on? Reede päeval käisime ka sellises Dave & Bustersis, see oli selline hästi suur, ma arvan, 2 korda suurem kui Pärnu spordihall, selline mängumaailm, kus oli igas konsoole ja asja, me saime kõike tasuta teha ja see oli väga vägev. Aga mis veel kõige lahedam oli see, et esimene õhtu oli meil selline tutvustamine ja pidi 20 eurost kingitusega kaasa võtma, omavahel oli jagamine. Ja siis üks USA komöödia mingi tegelane või järsku tuli ja ütles, et meil on üks kuulsus ka siin ja ostas minule, ütles Justin Bieber ja pärast seda kõik mingi 60 inimest, kes seal olid, tahtsid pilti teha ja isegi tänavatel
jäeti auto seisma ja filmiti, et näed, hei Justin, see oli väga, väga võimas. See, ma arvan, eluks ajaks meelde. Okei, Justin, miks sa sealt osa võtsid ja mida sa soovitad inimestele, et miks noored peaks just sellise kogemuse läbi saama, läbi tegema? Isegi ma mõtlesin enne, kui ma seda videot siin üles laadsin, et kas ma viitsin tegeleda sellega, et et kas on mõtet, aga kui ma nüüd mõtlen, siis siuke võimalus uuesti tuleks, ma kohe võtaks kinni, sest et kui noorelt saad juba nii palju reisida, siis tuleb väga kasuks, et näed teisi kultuure. Mis veel imeks pandav oli see, et USA-s olid kõik inimesed nii sõbralikud, et isegi mustad kõik küll viskasid käppe ja ütlesid, kuidas läheb ja see oli ikka väga, väga lahe. No, Bieberile tahaks isegi käppe algata. Räägime natuke sinu tulevikuplaanidest, et sa tahad minna ka välismaal õppima. Praegu on küll siuke plaan, aga ühe korra tegin keeatesti ära, see nii hästi läinud, aga õnneks on üks võimalus veel, et ehk läheb hästi. Ja mida sa nimelt õppima tahad minna? Praegu oleks kõige parem plaanid minna Taani finants- ja pangandust õppi minna. Aga korvpallikarjäär? Tahaks ikka nii palju kui võimalik, tahaks ikka edasi mängida, et eks see siis paistab. Ei oska midagi öelda, mis tulek toob. Palju see reis sulle innustust andis, et sa veel rohkem tahaksid korvpalliga tegeleda? Ikka päris kõvasti andis, aga samas jälle, kui ma seda All-Star mängu vaatasin, siis ma hakkasin mõtlema, et miks me üldse korvpalli mängime, sest see oli ikka nii ulmelist, mis nad tegid seal. Need ei ole enam tavalised inimesed lihtsalt. See lastakse ka pigem rohkem teha ja see skoor oli päris suur. Jah, muidugi, seda küll. Räägi mulle sellest, sel hooajal sa esimest korda oled meistriliigas ja nüüd sa tahad välismaal õppima minna, et kui suur asi üldse on ühe pärnaka jaoks, kui me jätame selle All-Stari nüüd kõik vahele, et ühe noore pärnaka jaoks üldse saada meistriliigasse? Minul oli see väga suur tunnustus või, et treenerid üldse usaldasid mind, kuigi ma pole üldse mängida eriti saanud, aga ikkagi ma olen väga rahul sellega ja kindlasti on see väga palju kogemusi juurde andnud ja ma hindan seda väga kõvasti. Treeningud suurtemate ja targemate vastu kindlasti, aga mänguminuteid tegelikult sul on ette näidata küll sel hooajal? On küll jah, et see suurtematega treenimine, et see nõuab ikka väga palju tahtjõud ja väga raske on, et pead ikka vastu hakkama neile, et eelmine aasta noortematega trennis oli palju lihtsam ja endal mugavam, et tulebki hakata iseseisvalt elu elama. Treener on sind iseloomustanud kui peaga mängija, et sa oled mängujuht. Olen. Et selles mõttes meil on Augustas Pešikjevitsus mängujuht. Kui sa nüüd jätkaksid Eesti meistriliigas, siis millal võib sind põhikoosseisus näha? Ma ei oska nüüd, nii palju kui ma ise kindlasti tahaks, et kindlasti peaks rohkem veel trenni tegema iseseisvalt ja võiks natuke kasvada ka, natuke lühike praegu veel. All-Stari mängu jaoks peab panna, siis jääb natuke vajaka. Kaspar, aitäh sulle selle intervjuu eest. Varsti võib lugeda sul Postimees suurt artiklit tänane Päevaleht. Seal on veel artikleid ja loodan, et annad meile pilte ka, et siia video lõppu natuke neid lisada. Jah, aitäh. Aitäh sulle. Tonight I wanna show you off.